tere, et selles videos tutvustan jooksuratast, jalga ja siis kinnituskohti, kus mis hetkel mida kinnitada ja mis midagi kinni hoiab. Et neid on ainult 3, aga on nii palju mööda rääkimist ja nii palju valesti mõistmist nende 3 kinnituskoha kasutamisel, et inimesed ei oska, kui on vajadust võtta ära ratas jala küljest, siis inimesed on segaduses. Olgugi, et neid kinnituskohti on ainult 3, 60 võti ja sellega saab ära võtta laagril väiksed, kõige väiksemad kruvid ja nendega saab võlli küljest lahti, see on siis võll, see on jalg. Vales järjekorras, jalg peaks seal ratta taga olema, aga seal on praegu teine jalg. Ja siis 19 võtmega saab pingutada laagreid. 19 võti, neid peaks olema 2 tükki eest tagant. Polt ja mutter on siis, hoiab laagrit kokku, laagripukke ja võlli ennast hoiab siis 30 võti. Võll jala küljes ja seda on vaja siis keerata, kui see ratas käib vastu seda alumist serva. Kolks. Ehk siis see võll on ära vajunud allapoole ja siis on vaja jälle õigesse asendisse panna ja kinni keerata. Ja ratas jälle töötab. Et näitan veel lähedalt need asjad üle. Et olen ratta siis laagri juures ja siin te näete, on need väiksed kruvikesed. Neid on 2 tükki ühel pool ja 2 tükki on nüüd teisel pool. Ja nendega ta ongi siis võlli küljes kinni ja need 2 väikest kruvi hoiavadki ratast võlli küljes ehk jala küljes. Need poldid hoiavad omavahel kokku seda laagripukki. Et kui neid peaks ka aeg-ajalt pingutama, kuna see on puit, see on metall, puit annab järgi, mängib, niiskus, kuivamine ja neid peab ka aeg-ajalt nii-öelda üle pingutama. Ja selle poolega praegu on kõik. See on ratta tagant, paistab siit, on siis jooksuratas selle võlli küljes. 2 kruviga on pea nii-öelda tagumine kaan kinni. Ja siit edasi näeb juba võlli ja võlli kinnitus on 30 võti. Et siis tagant pingutamine, ees peab fikseerima, et see kaugus siit ei muutuks. Siin on siis 30 võti jala küljes oleva võlli kinnitamiseks, pingutamiseks. 19 võti nende 4 mutri pingutamiseks. Ja väike 60, hea kui on pikk, sest see pikkust on vaja selleks, et siia ulatada. Siin selles on auk jalas külje peal ja siit saab siis ulatab siia 60 auku nii-öelda keerama. Ja sellega saab ära võtta ratta jala küljest.
sellise väikse kruvi, mitte neid lahti teha. Neid ei tohi lahti teha. Kui neid lahti teha, siis muutub ratta võib muutuda keskkoht ja ratas läheb 8-sse viltu. Et sellega neid saab ainult pingutada, mitte lahti teha. Ei ole soovitav. Ja ratas jala küljest kätte saab siis nende väikeste kruvidega. Et mis hetkel siis ma panin ratta jala külge ja nüüd mis hetkel seda tagumist võlli mutrit keerata 30 võtmega on sellel hetkel on seda vaja teha, kui siin on see ratta alumine osa ja jalapõhi, kui siit see tagumine osa hakkab käima ratas, hakkab käima jala vastu, siia alla serva. See tähendab seda, et võll on ära vajunud natuke allapoole ja ta ei käi kogu aeg vastu, vaid ta käib teatud hetkel, kui kass hüppab ja siis hakkab sellist häält tegema. See tähendab, et sellel hetkel ma pean tulema ja panema võlli õigesse asendisse tagasi. Ja kui seda ise teha, siis seda saab selle 30 võtmega. Tuleb natukene avada polti või õigemini mutrit ja siis lükata see jalg eemale. Ja sellega saab muuta seda võlli asendit ja kui on see eemale lükatud, siis kinni keerata jälle kõvasti. Ja siis ta käib siit mööda, enam ei lähe vastu. Ja see hääl kaob ära. Sellisel juhul on vaja keerata seda võlli mutrit. Muul juhul ei ole vaja. Et mis hetkel keerata neid laagri kinnitavaid mutreid ja polte lahti, on ainult sellisel juhul, kui laager on vaja kätte saada. See laagripukk on vaja kätte saada, et kas siis on laagrivahetus, on tegu kas siis praaklaagriga või katki läinud laagriga. Muul juhul on ainult pingutus, et ta ei loksuks siin, ei koliseks. Ta ainult sellisel juhul on vaja neid lahti keerata, kui on vaja laagrit vahetada või laagreid vahetada, mõlemal pool on sama asi. Ja üldjuhul piisab sellest, kui lihtsalt pingutada. Et siin on nüüd näha need laagreid, mis on välja praagitud. Ja põhiviga on see, et nad loksuvad. Ja seda siit praegu on hästi ta võtiga koos, siit ei kuule, aga seda kuuleb siis, kui on ratta küljes ja jääb nagu klõk. Ja see on selline suurt metalline klõgin ja see ratas siis võimendab seda häält. Et üks vahe oligi sama tootja, aga laagrid olid kõik loksuga, et siis ma vahetasin neid kõik välja, meeletus koguses, et siis uus ja ka kontrollin üle ennem, et ei oleks seda loksu, et see, neid müüakse nii loksuga kui ilma loksuta ja kirja järgi peaks olema kõik ühesugused, siis need on mul kontrollitud juba poest ostes, et ei oleks loksu. Ja et seda vahetada, siis selleks ongi vaja see laagripukk sealt 4 poldiga kätte saada ja pärast seda vahetust uuesti tagasi panna. Ja siin on nüüd näha ka seda kruvi, mis siis hoiab, siia käib võll sisse, võlli külge
ja seesama väike kruvi, keeran ta siit küljest ära, surub siis selle võlli külge ja see ongi see, mis hoiab ratast jala küljes kinni. Et kui on veel küsimusi, siis igal juhul küsida. Saab meilida, saab helistada, kas või kommenteerida. Et julgelt suhelda, kas või 3, 4, 5, 6, 7, 8, noh, nii palju on küsimusi, nii palju küsige, et ei ole see, et ma olen juba 3 korda küsinud, et ma rohkem ei tüüta ja rohkem ei tülita. Ikka küsige, kui on küsimusi või on mingi asi, mis häirib, siis anda kohe sellest märku, mitte oodata. Ja kui esimese kirjale ei vasta, on juhtunud, siis ei tasu aasta aega oodata, sest need kolksud ei lähe ise ära. Et need tuleb ikkagi kas siis pingutada või laager välja vahetada. Aga kõik on ravitav, et need rattad ma olen ju kõik ise teinud ja ma tean täpselt, kuidas need on tehtud ja kuidas need on kõige kiiremas korras võimalik korda teha, et rattad oleks jälle kassidele kasutusmugavad ja peremehele, perenaisele ei kraabiks see nii-öelda see kolksumine või klõbisemine ja siis nii-öelda kõrva ja eeriks und. Aga siinkohal ongi minu poolt kõik. Head päeva!